Tere, väga austatud väitlejad, lugupeetud vaatajad. 2011. aasta lõpus algab Eesti 11. rahva- ja eluruumide loendus. Loendus ütleb, kui palju on Eestis tegelikult elanikke, kuidas me elame ja millised me oleme. Rahvastiku teemad nagu sündimus, rahvastiku vananemine, siseränne, välisränne, noorte lahkumine riigist, need kõik on Eesti jaoks tõsised strateegilise kaaluga teemad. Seekordne rahva eluruumide loendus kestab 3 kuud. See algab 31. detsembril ja lõpeb 2012. aasta 31. märtsil. Kõigil, kellel on vanust 18 või rohkem aastat, on selle 3 kuu jooksul kohustus loendusse oma panus anda. Rääkige oma vanematele loendusest, rääkige oma sugulastele loendustest ja hoolitsege ise ka, et teie pere ega lähedased ega sõbrad ega tuttavad ei jääks rahvaloenduselt kõrvale. Üheskoos peame loendama kõik lapsed, vanemad, vanavanemad ja lugema kokku kõik Eesti elanikud. Meie rahvaloenduste ajalugu on 130-aastane, aga tänavune loendus on eriline. Esimest korda saab rahvaloendusankeeti täita interneti teel. Kui aga internetis loendada ei jõua, saab loendusel osaleda ka rahvaloendaja abiga ja sellel loendusel märgivad ka esmakordselt rahvaloendajad ankeete sülearvutitesse. See on märk innovatiivsest riigist. Kõige tähtsam päev 2011. aasta rahvaloendusel on selle aasta viimane päev. Selleks, et andmed oleksid võrreldavad, tuleb kõikidele küsimustele vastata nii, nagu need andmed kehtisid aasta viimasel päeval, see on 31. detsembril. Algava rahvaloenduse tunnuslause on igaüks loeb. Ja nii ongi, sest Eestis on liiga vähe inimesi selleks, et keegi võiks loendamata jääda. Kui inimesi on vähe, siis on lihtsalt igal inimesel suurem kaal. Soovin teile põnevat väitlust. Aitäh! Tere, head väitlejad, vaatajad! Mul on väga hea meel teha sissejuhatus ka Eesti Väitlusseltsi poolt sellele näidisväitluse DVD-plaadile, kus te hakkate kohe nägema väitlust teemal, mis on Eesti rahva jaoks ilmselt kõige olulisem küsimus. Kuidas rahvana püsima jääda? Aga väitlusel on alati 2 külge. On sisuline pool ja vormiline pool. Milleks väidelda? On üks oluline küsimus. Selleks on 3 väga head põhjust. Ja esimene põhjus on, et nagu Eesti rahvas on juba ammu aega öelnud, 10 korda mõõda, 1 kord lõika. See tähendab seda, et demokraatlikus ühiskonnas igal inimesel on õigus oma arvamusele ja õigus see arvamus ka välja öelda. Aga demokraatia töötab ainult sellisel juhul, kui need arvamused ja need väljaütlemised on kvaliteetsed. Ehk et kui seisukohad on läbimõeldud ja kui väljaütlemised on oskuslikud. See on see, mida väitlemine õpetab. Oma mõtteid mõtlema, neid sõnastama ja veenvalt välja ütlema. Ja niimoodi saab ühiskond 10 korda kõigepealt mõõta ja siis 1 kord ära teha, ära otsustada, ära lõigata. Teine hea põhjus. Tugevam argument saab määravaks. Me elame ühe jalaga veel selles ühiskonnas, kus peale jäi see seisukoht, kellel oli rohkem jõudu. Kus oma veenvuse jaoks ehitati eesriideid, püstitati müüre ja kahjuks tapeti miljoneid inimesi. Aga teise jalaga me oleme juba liikumas ühiskonda, kus 7 miljardit inimest peavad hakkama saama omavahel eriarvamustest rääkides. See on väitluse teine külg, et tark olla, haritud olla on cool, et sa saad tulla oma läbimõeldud seisukohtadega, panna need teise poole läbimõeldud seisukohtade vastu, kuulata teist poolt hoolega, analüüsida ja jõuda mingite järeldusteni. Teiste sõnadega,
väitlus õpetab argumenteeritult probleeme lahendama. See oli teine hea põhjus, miks väidelda. Ja kolmas hea põhjus, miks väidelda, on see, et väitlemine kui intellektuaalne spordiala on äge. Iga hirmu ületamine annab adrenaliini laksu. No mõelge korraks näiteks langevarjuhüppe peale. Inimesed kardavad kõrgust, hüppavad lennukist välja, saavad kaifi. Üks kõige suuremaid hirme, mis inimestel on esinemishirm. Selle ületamine väitluses on see tunne, mille pärast 100 õpilased kogunevad oma vabast tahtest nädalavahetuseti koolidesse üle Eestimaa rääkima sellistel teemadel nagu demokraatia on humanitaarsem kui totalitarism või õpilaste ja õpetajate suhtlemine Facebookis tuleks ära keelata. Ehk et väitlemine harrastusena, hobina, lisaks sellele, mis klassiruumis toimub õppimisega, on äge ja sellest saab mõnusa tunde, intellektuaalse kaifi. Tule ka, proovi ka, kas või ainult üks kord. Kõige lähema võimaluse selleks leiad www.debate.ee. Aga nüüd kõikidele head väitlust. Tere! Nüüd hakkab pihta väitlus. Minu paremal käel on jaatav võistkond, kes proovib teid veenda teemas, igas peres peaks olema vähemalt 3 last. Nendel oponeerib ka 3-liikmeline eitav võistkond minu vasakul käel, kellel on aega ka 3 kõnet ning 2 ristküsitlust, et nii küsida kui vastata sellele samale teemale, nende poolt siis eitavalt. Väitlust kuulab ja hindab erapooletu 3-liikmeline kohtunike paneel, kes väitluse lõpus teeb ka otsuse, kes võitis ning kes ei võitnud ning annab tagasisidet, kuidas väitlejad saaksid tulevikus paremini hakkama. Tere, mina olen jaatuse esimene kõneleja Els ja täna me väitleme teemal, igas peres peaks olema vähemalt 3 last. Jaatusena meie defineeriks selles teemas sõna peaks, milles me näeme siis riigipoolset motiveerimist peredele, et tagada vähemalt 3 last igas peres. Ja me ütleme, et tegelikult pole vahet, mitmest lapsest me selles väitluses täpselt räägime ning me peaksime jälgima täpselt seda demograafilist seisu, mis praegu mis riigis on, kuid Eesti puhul oleks see optimaalne laste arv just 3. Sellepärast meie näeme, et riigipoolne kontroll on põhjendatud. Ma räägin teile 2 argumendist. Esimene on riigipoolsed hüved, mis riik saaks sellest, kui igas pereks oleks vähemalt 3 last. Ja teise argumendina ma räägin teile, miks see on õigustatud riigi poolt, et tema sekkub inimeste pereplaneerimisse. Mida me esimese argumendi juures praegu probleemina näeme, on see, et Eesti rahvaarv väheneb ja väheneb väga jõudsalt, sellepärast et sünnib praegu ainult 1,62 last ühe naise kohta ning see on väga suur probleem, sellepärast et praegu juba on meil pensionäre rohkem kui noori, mis tähendab, et meil on samuti vananev rahvastik. Ning me teame seda, et pered lükkavad väga tihti 3. lapse sündi edasi, sellepärast et nad tunnevad, et see riigipoolne tugi pole piisav ning et neil ei ole võimalikke ressursse selleks, et lapsi üles kasvatada. Ning sellepärast oleks kindlasti vaja mingit riigipoolset motiveerimist. Hüved, mis me sellest saame, on siis majanduslikud ning me näeme, et nendeks hüvedeks on juba see, et meil on palju rohkem noort tööjõudu, kes hakkavad maksma makse ning aitavad riigil ülal hoida seda sotsiaalsfääri, sellepärast et riigile on praegu pandud juba väga suur koormus sotsiaalsfääri ülalpidamisele, sellepärast et nagu Statistikaameti andmed näitavad, juba praegu on ainult 3 tööealist inimest ühe pensionäri kohta, kuid 2050. aastaks on see arv kõigest 2 tööealist inimest ühe pensionäri kohta, mis tähendab, et see koormust järjest enam suureneb ning sellest tuleneb väga suur probleem. Ning lõpuks ei ole riigil enam lihtsalt ressursse, et maksta neid meie pensionäridele. Me näeme ka, et see, kui meil on rohkem tööjõudu, see toob kaasa suurema innovatsiooni ettevõtluses, sellepärast, et lihtsalt on rohkem ressursse, et tagada mingisugune areng kogu töötluses ja ettevõtluses. Ning sellepärast meie arvamegi, et 3 last peres on see
optimaalne arv, mis tagaks kõik need hüved, tagaks selle jätkusuutlikkuse, et meil oleks lihtsalt inimesi, kes maksaksid makse, kes teeksid tööd ning kes tagaksid mingisuguse arengu meie riigis. Liikudes teise argumendi juurde, milleks on õigustatus ehk miks üldse riik sekkub, näeme me seda, et riigi roll on jääda ellu ja tagada riigis jätkusuutlikkus ehk need esimeses argumendis räägitud hüved ehk siis need majanduslikud ja sotsiaalsed hüved, mida riik tahab ja peab pakkuma oma riigi elanikele. Tihtipeale inimesed on palju isekamad, kui riik peab olema ning sellepärast nemad ei mõtle sellele, et nende tegevused mõjutavad kogu riiki ning nende pakutud ressursid riigile aitavadki seda riiki ülal hoida. Sellepärast peab olema riik see üksus, kes peab nägema seda suurt pilti ja olema ratsionaalne ning mõtlema ratsionaalselt, et tagada just need ühishüved, sest maksud, mida hakkavad meile tööjõud maksma, need maksud ongi just see, mis hoiab tegelikult riiki ülal ning sellepärast on riik see, kes peab mõtlema natuke ette, nägema suurt pilti. Me näeme, et praegu juba tegelikult riik sekkub ja suunab inimesi hetketel, kui ta näeb, et tuleb propageerida mingit käitumist või mõtlemist või arusaamisi. Näiteks riik käsib sul kanda turvavööd, riik tõstab aktsiisi alkoholil, et propageerida alkoholi vähemat tarvitamist ning mille jaoks on meil üldse sõjandus ning sõjavägi on see, et riik peab tagama kaitse, oma riigi kaitse ning selle läbi, kui ta tagab selle kaitse, panustab ta sinna sõjaväesse väga palju ressursse ning sõjaväe kohustusega tegelikult riik võtab ära mingisugused vabadused ja mingisugused õigused inimestelt, kuid see on vajalik, et tagada see kaitse riigile, et riik oleks jätkusuutlik ka mingitel raskematel hetkedel. Seega selleks, et meil oleks jätkusuutlik riik ja selleks, et meil oleks tulevikus üldse inimesi, kes meie riiki ülal hoiaksid, on meil vaja tagada need majanduslikud hüved ning sellepärast on riigil õigus sekkuda inimeste pereplaneerimisse ja sellepärast, et riik on see, kes peab nägema seda suuremat ja üldisemat pilti. Aitäh! Tere, Els! Mõned küsimused. Jah. Kas teie meelest praegusel hetkel sündimus juba suureneb? Meie arust see sündimus suureneb liiga vähe. Aga kas teie meelest läbi selle, et me parandame üldist eluolu, kas inimesed ei hakkaks siis lihtsalt rohkem sünnitama? Praegu ei ole lihtsalt võimalik seda heaolu niimoodi parandada, et inimesed hakkaksid rohkem sünnitama, sellepärast, et meil ei ole lihtsalt neid ressursse. Meil oleks vaja saada kõigepealt need ressursid. Aitäh, aga teie meelest nagu neid ressursse selleks, et neid toetusi maksta, selleks meil on? Me peame leidma need ressursid igal võimalikul moel, jah. Okei, aitäh. Kas teie meelest ei peaks olema riigi põhiülesanne kaitsta ja hoolitseda nende kodanike eest, kes teil juba on olemas? Täpselt, seda me tahamegi teha. Me tahame aidata ja kaitsta neid kodanikke, kes meil praegu olemas on selle läbi, et neil lõpuks oleks tulevikus ka hea olla, selles mõttes, et neil oleks pensioni, mida riik neile maksab. Aga praegu, kui need inimesed lihtsalt välja surevad, kes meil siin on, siis meil ei ole seda võimalust enam. Okei. Kas teie meelest kui riik sellist poliitikat arendab, kas ei muuda naiste rolli ühiskonnas? Ei muuda. Aga kas te ei arva, et riik põhimõtteliselt ütleb, et meile meeldivad need naised, kellel on palju lapsi rohkem kui need naised, kellele meeldib tööl käia? Riik ütleb, et ta toetab neid naisi rohkem ja riik väärtustab seda perekonda rohkem ja meie arvame, et sellist signaali peakski riik saatma, et ta väärtustab rohkem perekonda kui neid näiteks mingit karjääri tegemist. Olgu. Kas teie meelest selline poliitika hakkab mõjutama kõiki peresid või näiteks ainult madalama palgalisi peresid? Me arvame, et see hakkab mõjutama kõiki perekondi, jah. Et näiteks need toetused saaksid olla nii suured, et ka keskklassi inimene vaatab, et selle raha eest ma saaksin paremini jah, täpselt. Saada. Just see meie mõte on. Aha, okei. Teie ütlete, et teie meelest on riigil õigus öelda, et karjääriväärtused on halvad, isegi kui need tegelikult ei kahjusta kedagi teist peale selle ühe inimesi, kellele need meeldivad? Ei, me ei ütle, et karjääriväärtused on halvad. Me ei sunni kedagi saama 3 last, me lihtsalt anname selle lisamotivatsiooni ja aitame nagu inimestel aru saada, et on turvaline saada 3 last. Okei, aga kas see raha lihtsalt ei saada sügavat signaali, et me paneme väga palju oma ressurssidest sinna, et aidata ainult neid, kellel on lapsed? See saadab sellise signaali, et riik annab ressursse selleks, et olla jätkusuutlik ja meie arust on see hea. Okei.
Kui me räägime korraks Hiinast, eks ole, kas te teate seda, et Hiinas oli see tendents, et tegelikult sündimus juba hakkas vähenema ja nad oleksid 10 aasta pärast jõudnud sinna, kui nad tahtsid jõudna, aga ikkagi nad kasutasid seda perepoliitikat? Ei, ma ei teadnud, et Hiina seda teadnud oleks, et neil oli selline aga tendents. Küsimuse mõte on see, et kas me saame teada tegelikult tagajärgi, sellise poliitika tagajärgi? Tagajärjed on see, et meil on lihtsalt maksujõuline riik, kes suudab panustada neid sotsiaalmakse, mis vaja. Okei, aitäh! Palun. Kallid kohtunikud ja oponendid, mina on Oliver, Eipool esimene kõneleja ja mina räägin, miks meie leiame, et riik ei peaks olema see, kes ütleb perele, mitu last tema peab saama. Ma räägin 2 punktis. Esiteks nende toodud hüvedest ja miks me leiame, et need hüved ei eksisteeri ning ma toon kaasa sinna veel meiepoolseid kahjusid, mida me näeme, et see plaan endale kaasa toob, ning teiseks selleks, kas see on õigustatud tegu ning mis on üldse riigi ülesanne. Minnes esimese punkti juurde, mis on need hüved ja kahjud, mis selle plaaniga kaasa tulevad. Me leiame seda, et see nii-öelda väide, et meil on hetkel naise kohta 1,64 last ning et sellega meie kuidagi rahvaarv väga suuresti väheneb ja see on suur probleem, on veidi üle pingutatud. 2006. aastal oli meil ühe naise kohta 1,55 last. Nüüdseks on see 1,64. Me näeme, et tegelikult Eesti rahvaarv on kasvamas, Eesti naised saavad rohkem lapsi ja tegelikult see probleem on iseenesest lahenemas ja meil ei ole see probleem nii suur. Nüüd aga, kui see probleem ei oleks nii suur, kas meil tõesti on vaja, kas lihtsalt see valem on nii lihtne, et rohkem inimesi või rohkem lapsi võrdub rohkem maksejõulisi inimesi ja seega riik saab rohkem raha? Meie ütleme, et ei. See on nagu väga vale eeldus, et lihtsalt rohkem lapsi võrdub majanduslik kasu. Näiteks, võtame näiteks Somaalia, kus igal naisel on keskmiselt kuskil 7-8 last. Kas me näeme seal mingit suurt majanduslikku õitsengut? Ei näe. Seega me ei saa tõmmata otseseid paralleele selle vahel, mitu last peres on ja kas see mõjutab väga otseselt riigi majanduslikku arengut. Mida meie väidame on see, et meil on Euroopa ühiskonnas ja ka Eesti ühiskonnas iganenud pensionisüsteem. Meie pensionisüsteem ei ole ehitatud sellele, et ta peab toetama vananevat ühiskonda, millega me nõustume, et Eesti riigis ka on. Me ütleme seda, et pigem me peaksime silma pöörama sinna pensioni ja vanemate inimeste ülalhoidmise süsteemi, sest tegelikult kui meil ka oleks isegi rohkem lapsi, siis ka sel juhul ei oleks see süsteem, järjepidev see süsteem ei oleks suutlik neid üleval hoidma. Te ütlesite, et hetkel on meil väga palju inimesi, kes ei saa 3. last sellepärast, et riik neid ei toeta. Me ütleme, et riik toetab neid hetkel, aga ta teeb seda proportsionaalselt ja sellest proportsionaalsusest ja selle proportsionaalsuse kaotamisega kahjudest räägime pikemalt teise punkti all. Nii, rääkides nüüd neist kahjudest, mida me näeme, et jaotuse plaaniga võivad ühiskonnas kaasneda. Me näeme seda, et hetkel me oleme lääne ühiskonnas üritanud vormida seda mõtteviisi, et naine, kui tal on see soov, peab olema ka võimeline minema näiteks tööle. Tal peab olema see võimalus selle asemel, et ainult kodus lapsi kasutada, tal peab olema see võimalus minna ja teha karjääri. Me näeme, et siin hetkel riik võtab selle seisukoha, et ütleb, et üks otsus on parem. Ta ütleb, et naise jaoks on tähtsam see, et tema on kodus ja tema kasvatab seal oma lapsi. Mida meie ütleme on see, et naisel peaks olema see võimalus, kui tema näeb, et tema jaoks on tähtsam teha karjääri. Kui tema näeb, et tema näiteks panus riigi arengusse on seeläbi suurem, et tema teeb tööd, kui kasvatab lapsi, siis tal peaks olema see võimalus. Riik iga oma otsusega annab mingisuguse signaali. Riik sellega, et ta ütleb, et me toetame neid naisi väga tugevalt, kes lapsi kodus kasvatavad, annab selle signaali, et see on see moraal. See on see, mille poole naised püüdlema peaksid ja seega see hakkab oluliselt piirama naiste eneseteostust. Eneseteostus on see, et inimesed on õnnelikud siis, kui nad saavad teha seda, mida nad soovivad. Me näeme, et see hakkab seda piirama, sellepärast, et nüüd on see hetk, kus naised, näiteks olles väga tublid kodanikud, hakkavad oma lapsi kasvatama, eks ole, ning seetõttu näiteks jätavad töö kõrvale, mis piirab väga otseselt nende eneseteostust. Ja meil ristküsitlus tuli välja see, et Tels ütles, et jah, riik väärtustakski rohkem neid inimesi, kellel on tugev pere, kellel on suur pere, ning meie leiamegi, et see ongi vale. Riik ei tohiks väärtustada neid inimesi, kes panevad prioriteedi lastele, kes panevad prioriteedi suurele perele, neid ei tohiks väärtustada rohkem. Ning viimaseks selle punkti all me leiame, et ükskõik mida te tahate pakkuda, ükskõik mida see plaan tahab pakkuda, motivatsiooni ja neid hüvesid vajavad rohkem need, kelle neid ei ole. Ja seega me näeme, et näiteks ma räägin ka keskkonnast pikemalt sellel, miks hetkel tugevad inimesed, tugev sissetulek inimesed, kellel hetkel on võimalus laste kasvatamiseks seda teha ei taha. Küll aga näiteks me näeme, et inimesed, kellel hetkel on need toetusi väga vaja, see võiks oluliselt manipuleerida ja muuta nende otsust.
inimesed näeksid, et nende toetuste pärast, mida nüüd riik neile pakub, nad hakkavad nagu, see annab neile lisainitsiatiiv, et saada lapsi, samas nad ei pruugi arvesse võtta seda, et sinna läheb ka väga palju muud ressurssi, see riigipoolne toetus ei saa olla nii suur, et selle lapse üleskasvatamise kõik kulud ära katta, samas see võtab väga palju nende aega. Rääkides nüüd rohkem sellest õigustatusest ja riigi ülesandest. Meie näeme seda, et riik represseerides naiste õigusi või nagu hakates ise suunama seda arvamust, kus ja mismoodi naised peaks oma elu elama, piirab ühte gruppi, väga suurt gruppi ühiskonnast, eks ole. Me näeme, et siin riigi ülesanne oleks kaitsta just neid kõikide inimeste õigusi. Meile toodi kõrval siia, et riik pakub meile kaitseväge, me anname õigusi ära, et me peame kandma turvavööd, peame suitsetama, ei tohi suitsetada, aga me ütleme, et sellega on otsene kahju inimestele. Meil on neid hüvesid vaja, sest need oleksid nendele inimestele otseselt kahjulikud. Samas nad ei toonud ka linki seda, kuidas rohkem inimesi, lihtsalt rohkem lapsi oleks otseselt nagu jätkusuutlikkusele kasulik. Mida meie ütleme on see, et riik peaks oma ülesandeks võtma nende inimestele, kes siin riigis juba eksisteerivad, kes siin riigis juba elavad, nende olukorda paremaks tegema. Meil on nagu väga palju inimesi, kes surevad noores eas, eks ole, meil on mehed, kes sõidavad ennast autodega vastu puid katki. Meil on lapsi, kes elavad lastekodudes, kes ei saa seda võimalustki panustada ühiskonda. Ning meie näeme, et riik peaks oma ressursid panema sinna, et nende inimeste heaolu parandada. Seda punkti laiendab teile Heleri. Ühesõnaga, meie näeme, et inimesed peaksid, et riik peaks parandama seda hetkeolukorda, seda hetkesüsteemi ning seetõttu me leiame, et see oleks ka põhjendatud. Tere, Oliver! Mina olen Klaus-Peeter, et siis paar küsimust. Et kas ma saan õigesti aru, et teie arvates on see jätkusuutlikkuse probleem väike ja et see kaob mingi hetk varsti ise ära? Nii, ja et põhiline asi, miks me ei tohiks enda plaani täide viia, on see, et me kuidagi rikume naiste õigusi. See on üks nendest suurtest kahtust, jah. Okei. Ühesõnaga, te olete põhimõtteliselt nõus, et naistel peaks olema võimalikult palju võimalusi, valikuvõimalusi. Me näeme, et riik ei tohiks neid võimalusi ära võtta, jah. Nii. Ja seega peaks naistel ka olema võimalus lapsi saada. Kindlasti. Ja samas te olete siis, okei, väga hea, ma arvan, et see on piisav. Kuidas ei ole see mitte kellelegi kahjustav, mitte kedagi kahjustav, kui riigil pole võimalus pensione maksta? Kas see nagu ei kahjusta kedagi? Samamoodi nagu te rääkisite, et... Ei, me ei öelnud seda, et kui inimesed pensionid saa, see ei kahjusta neid. Mida me ütlesime, et see hetkene süsteem ei ole loodud sellele, et nagu toetamaks vananevat ühiskonda. Isegi kui te saate need 2,1 last kätte, siis isegi see nagu laste hulk, see peale tuleb hulk ei suuda hoida seda hetkelist pensionisüsteemi üleval. Okei. Siis küsimus üldiselt, et kas te arvate, et muidu jätkusuutlikkuse tagamine on nagu suur probleem, et me peaksime iseenesest kindlasti suutma olla jätkusuutlikkust? Ma arvan, et riik peab olema selles mõttes jätkusuutlik, aga me ei näe, et see hetkel Eestis oleks suur probleem. Okei, nii et te olete nõus, et me peaksime kindlasti tegelikult jätkusuutlikkuse ikkagi tagama, lihtsalt, et see muutuks praegu iseenesest toimiks? No riigi eksisteerimine on vajalik, jah. Okei. Väga hea. Mida te mõtlesite sellega, et hüvesid vajavad kõige rohkem need, kellel neid ei ole? Et kas või noh? Seda mõtlesime sellega, et kas ole ükskõik, mis hüvesid tahate pakkuda, on need toetused, on need ülikooli kohad, on need mis iganes, neid vajavad rohkem inimesed, kelle neid hetkel ei ole. Näiteks inimesed, kes on väga heal majanduslikul järjel hetkel, neid need toetused, neid need mis iganes motivaatorid, neid nii väga ei mõjuta. Nii, ja kuidas see meie väitlusesse puutub hetkel? See puutub selle läbi, et need motivaatorid hakkavad tahtma inimesed, kelle need hetkel puuduvad ja seega mitte ei ole see loogika, et inimesed tahavad lapsi ja nad saavad raha nende soovide elluviimiseks, vaid need motivaatorid muutuvad selleks põhjuseks, miks inimesed tahavad lapsi. Nii et te tahate öelda sisuliselt seda, et inimesed, kellel ei ole hetkel võimalusi lapsi saada, sisuliselt, sest neil on neid hüvesid puudu, neile oleks kõige rohkem neid hüvesid vaja. Me ütleme ühelt poolt, et igal inimesel on rohkem raha vaja, aga me ütleme, et me ei tohiks viia neid proportsioonist välja. Me toetame emasid ka hetkel, me ei tohiks proportsioonist viia välja seda toetust või seda
nagu impulssi, mida riik annab sellele naisele, kes töötab või see naine, kes kodus oma lastega tahab olla. Okei, aitäh. Palun. Tere austatud kohtunikud. Minu nimi on Markus ning mina olen jaatuse teine kõneleja. Ma kavatsen enda kõnes rääkida 3 punktist, nagu Eitus tõi välja. Esiteks, hüved, teiseks, kahjud ning 3. keskkonna loomine. Ning ma lükkan need kõik punktid ümber. Liikudes esimese punkti juurde, milleks on siis hüved? Kõigepealt tuli Eitus ette ja nad ütlesid seda, et meil probleemi ei olegi, sellepärast, et meil juba läheb kogu aeg olukord paremaks. Mida me jaatuse poolelt ütleme on see, et tegelikult ei lähe, sellepärast, et meie iive on 0,03 ning esiteks 2 pensionäri 3 tööealisi kohta saab olema aastaks 2050. Me ütleme, et see ei ole mitte kuidagi jätkusuutlik ning see ei taga seda, et riik saaks kunagi toimima. Ning me ütleme, et sellega me peaksime tegelema, et meil ei oleks vananevat ühiskonda tulevikus. Nii, siis teiseks, nad ütlesid selle hüvede punkti all, et tegelikult see, et meil on rohkem lapsi, ei tähenda, et meil tuleb rohkem makse ning nad tõid meile Somaalia näite. Esiteks me ütleme, et Somaalia näide ei kehti, sellepärast, et Somaalias pole isegi korralikku maksusüsteemi selleks, et makse koguda ning teiseks me ütleme seda, et meie modernses Eestis toimib see, kui meil on rohkem lapsi ning me ütleme, et see on parim meede, mida riik saab kasutada selleks, et meil jätkusuutlik ühiskond siiski toimiks ning tuleks tulevikus. 3. Nad ütlesid seda, et me peaksime hoopis tähelepanu pöörama sellele pensionisüsteemile, mis meil on praegu ning seda kuidagi parandama. Me ütleme siinkohal seda, et jah, me oleme nõus ning me võime ka seda teha, aga millega me peame tegelikult tegelema, on see, et meie ühiskond vananeb, nagu ma juba tõin näite ära, et meil on iive kõigest 0,03 ning see ei taga tõesti meile jätkusuutlikku Eestit ning sellega me peame tegelema. Nii, liikudes siis teise punkti alla, milleks nad tõid välja kahjud. Esiteks nad hakkasid meile rääkima seda, et see meil kuidagi õõnestab naiste õigusi ja naiste võimalusi. Kõigepealt, mida me selle kohta ütleme, et see, et meie kui riigi perspektist, me ei sunni mitte kedagi seda tegema. Naistel jääb siiski võimalus otsustada, kas nad tahavad last saada 3. last või nad ei taha seda last saada. Mida meie aga riigi poolt teeme, on see, et meie anname neile pigem selle võimaluse ning me tagame selle keskkonna, et nad saaksid seda 3. last saada. Seega, tegelikult me ei õõnesta mitte kedagi. Ning kui nemad toovad meile välja selle, et naistel peab ka olema karjäärivõimalus, siis see karjäärivõimalus neil jääb olema, see jääb neil siiski olema. Ning kui nemad ütlevad seda, et riik annab mingisuguse signaali, siis kui riik teeb mingisuguse otsuse, jah, me oleme nõus, et riik teeb otsuse ja sellega saadab signaali ning siinkohal me näeme, et see signaal just iseloomustab seda, et riik tahab väärtustada pereväärtusi. Ehk siis, mis on meil tänapäeva ühiskonnas tekkinud, on see, et 3. last enam ei taheta saada ning nendeks on erinevaid põhjuseid. Ka see majanduslik põhjus, et naised tahavad ise karjääri teha. Aga mida me ütleme seda, et see, et 3. last saada, see on kuidagi vaikselt ära hääbunud. Ning meie kui riik peaksime seda toetama, sest riik mõtleb tulevikule ning riik mõtleb ühishüvele, mida paratamatult kahjuks kõik rahvas ise nagu tihtipeale ei mõtle lihtsalt. Ning järgmised, mida nad ütlesid seda, et eneseteostuse probleem tekib, me ütleme, et sellega tegelikult ei teki probleemi, sellepärast, et riik annab võimaluse. Riik tagab selle keskkonna, et neil oleks võimalus saada seda 3. last. Ning seega me ütleme pigem, et me anname selle eneseteostused just panustame sinna juurde, sellepärast, et nüüd ei pea naised enam muretsema, et ma ei saagi 3. last saada, selleks mul ei ole mingid finantsilised võimalusi või mingisugused muud probleemid. Nii, liikudes edasi selle 3. punkti juurde, milleks on siis keskkonna loomine. Mida meil jaotuses tekkis tegelikult küsimus on selleks, missuguses keskkonnast nad räägivad ning kuidas riik peaks seda tagama ning missugused võimalused need oleksid, et just tagaks see, et inimesed hakkasid ise seda 3. last saama. Mida meie ütleme, et see, et meie meede toimib, kui meie seda läbi viime. Ehk siis, ja mida nad siis järgmisena ütlesid selle punkti all on see, et riik peab kaitsma kõikide inimeste huve. Me oleme iseenesest sellega nõus ja kõikide inimeste õigused. Me oleme sellega nõus, aga me ütleme seda, et on olukordi, kus riik peab tegelikult mõtlema sellele ühishüvele, mis on võimalik saada. On olukordades, kus riigil on õigus sekkuda ning mõelda tulevikule, sest nagu näiteks, kui tõi Elis välja esimeses kõnes, meil on olemas sõjavägi ning sõjavägi on sellepärast, et ta võtab mingisugust inimestest mingid õigused, aga kaitseb seda meie riiki. Kui meil ei oleks seda olukorda, siis meil ei oleks ka riiki, kes astuks tihti
kes sekkuks ning kaitseks neid inimesi. Siinkohal me ütleme seda, et me kaitseme seda tulevikku, ehk siis meil tekiks see jätkusuutlik tulevik. Ning riik, me usume, et riik just mõtleb sellele, riik peab olema see agent või see osapool, kes ütleb ning väärtustab seda kohta siinkohal. Aga inimesed, me ütleme, inimesed lihtsalt ei hakka tihti peale sellega, ei mõtle selle peale, et ma võiks saada 3. last sellepärast, et võiks Eesti jätkusuutlikkust arendada. Ning viimaseks punktiks, mida nad ütlesid, et me peaksime ressursse suunama, me ütleme, et jah, me oleme sellega nõus, aga mida me teeme on veel, et mis mõtet on suunata ressurssidel, kui kunagi meie riik ei ole isegi mitte jätkusuutlik. Nendel põhjustel aitäh! Nii, Markus, paar küsimust sulle. Esiteks, ütleme, et meil on näiteks 25-aastane Mari, kes on väga heal järjel, tal tegelikult on nagu kogu see raha olemas, et näiteks kui ta sünnitaks lapse, et tal oleks selle toetamiseks. Kas nüüd see probleem, et tema seda last ei taha saada, võib kuskil mujal võita, näiteks selles keskkonnas? Kui tema seda last ei taha saada, siis ta ei pea seda saama. Selles suhtes, et otsus jääb siiski naisele. Mida meie tegelikult jaotuses ütleme, on see, et riik peaks siiski tugevalt motiveerima, sellepärast, et on palju naisi, kes lihtsalt ei tee seda, sest neil ei ole seda kas või harjumust. Aga näiteks sel juhul, eks ole, see, miks ta seda last ei taha saada, on see keskkond, muud põhjused, mitte need toetused, mitte see riigipoolne motivatsioon. Ei no, me ütleme, et me tekitamegi selle keskkonna siis, kui me riik hakkab toetama neid naisi 3. lapse puhul. Aga kui tal ei ole kui tal on kõik nagu ressursid olemas tegelikult see laps saada, siis see teie plaan ei anna talle mitte midagi juurde. Kuidas nüüd peaks see Mari, nagu, mis peaks teda motiveerima last juurde saama? Okei. See on meie plaan, see, mida jaotus tahab teha, on see, et me tahame motiveerida kõiki. Me oleme täiesti nõus, et võib-olla kõik ei lähe sellega kaasa. Ehk siis lõppkokkuvõttes me teame, et otsus jääb siiski naisele. Aga mida me tahame teha, on siiski võimalikult suurele hulgale seda. Kas ma sain õigesti aru, et te riigina ütlete nagu selgelt välja, et 3 last on tähtsam kui töö, et pere kasvatamine on tähtsam kui töö? Ei, me ei ütle sellega ju konkreetselt välja, selles suhtes, et signaali võib tõlgendada ükskõik kuidas, see oleneb individuaalselt. Aga mida me riigiga tahame teha, me tahame motiveerida neid inimesi. Olgu kas või 3 last, 4 last, 5 last või 6 last. Aga kas riigi jaoks see naine, kes nüüd saab 3 last, on tähtsam kui see naine, kes tahab karjääri teha, kes saab 3 last? Mina seda ei ütleks. Nii et teil pole põhjust teda ka eelistada? Me leiame, et meil oleks vaja seda teha, sest me tahame jätkusuutlikku ühiskonda. Aga me ei ütle, et me seda ütleme, et sellega nad oleksid kuidagi paremad või... Eks ole, iive on sünnib minus surmad, eks ole? Ja. Kas me ei parandaks oma iivet, kui me suudaks ära hoida surmasid? Täitsa võimalik, et jaa, ma usun kindlasti. Ja seega, miks ei ole näiteks juba hetkel elavate inimeste olukorra parandamine, surmade ärahoidmine näiteks tähtsam, kui lihtsalt uute inimeste siia katkise süsteemi toomine? Me võimegi seda teha. Võime seda teha, okei. Aga meil on ju ressursid piiratud. Miks mitte panna ressursse sinna, kus meil juba nagu inimesed on? Me näeme seda, et isegi siis, kui me liidame need surmad, mis me praegu juhtuvad, me riigina ei saa kõike teha. Me usume seda, et siis, kui me motiveerime ja üritame seda kuidagi mõtteviisi, et karjäär on kõige tähtsam või kõige olulisem, et siis, kui riik motiveerib neid inimesi, siis me näeme, et meil tekib siiski see jätkusuutlikum variant. Mitte see, et me parandame praegu mingisugused surmade probleeme ja sinna paneme meeletud rahasid. Me näeme, see ei ole süsteem, ei ole jätkusuutlik siis. Elsi kõnest oli välja see, et eks ole rohkem inimesi on rohkem näiteks innovatsiooni. Mis te arvate, kumb annab innovatsiooni juurde? Kas kui meil on 1000 inimest rohkem või kui see raha pannakse ülikoolidesse? Mõlemad variandid. Aitäh. Hea kuulajaskond, olen Eituse teine kõneleja Heleri ning jätkan samast struktuuri, rääkides 3 punktis hüvedest, kahjudest ning õigustatusest. Milleni juhtis tähelepanu ka meie esimene ristkühitlus oli Hiina näide. See tähendas seda, et teadlased on näinud, et tegelikult Hiina rahvastiku probleem hakkas lahenema juba enne seda, kui rakendus perepoliitika. Ning nagu välja tõi ka meie esimene kõneleja, siis tegelikult Eestis on juba sünnitamise tendents tõusnud ning me võime täheldada, et tegelikult Eesti probleem rahvastiku osas hakkab iseenesest ka lahendama, sest nii on lihtsalt demograafilises jätkusuutlikkuse puhul kombeks. Me näeme ka seda, et kui riik rakendab mingisugust väga jõulist perepoliitikat, siis see tähendab seda, et ta peab tagama ikkagi mingid toetused nendele suureperelistele peredele, suurelastelistele peredele. Me näeme ka seda, et siin on 2 varianti, mida riigipoolne tugi võib endaga kaasa tuua. Üks asi on see, kui ta tagab sellised toetused, mis paneb tugevalt mõtlema pere arendamise peale ka
jõukamaid peresi, siis tegelikult see tähendab seda, et riigi roll selles pereplaneerimises on nii suur, et see väga otsustavalt pärsib naiste eneseteostust ning naise rolli ühiskonnas. See saadab väga suure signaali riigi poolt, milline väärtus on õige ja milline mitte. Ehk siis me lammutame maha kogu selle süsteemi, mida me oleme üritanud praegu juba paigaldada, et naistel peaks olema valikuvabadus sellises valdkonnas nagu pereplaneerimine ning nende väärtused mõlemal tasandil peaksid olema samad. Me näeme ka seda, et kui riik toetab ainult sellel määral, et toetus mõjutaks eelkõige madalama palgalisi peresi näiteks, siis tegelikult see soodustab seda, et lapsed võivad kasvada näiteks ebakvaliteetses elukeskkonnas, kui pere toimib ainult toetuste teel ning selle läbi tegelikult ei jätku ikkagi piisavalt finantse, et tagada lapsele täisväärtuslik elukeskkond. Liikudes punkti juurde õigustatus, me näeme seda, et tegelikult riigil on õigus sekkuda kahel juhul. Kui näiteks on otsene inimesepoolne kahju või kui see piir on nagu sätestatud sellepärast, et kõik toimuks inimese enda huvides. Me näeme seda, et lapse planeerimisel ja mitte lapse saamisel otsest kahju kolmandal osapoolel ei ole. Me näeme ka seda, et tegelikult inimeste enda huvides ei pruugi olla ka alati suur pere. Näiteks 1994. aastal Kairo konsensusega vastu võetud otsus, kus naised võitlesid välja endale selle, et riik ei sekkuks tugevalt pere planeerimisse, ehk siis ei ole ka enda inimeste huvides. Seda me tahamegi öelda, et tegelikult õigustatuse punkt ning riigi sekkumine kaob ära sellel hetkel, kui inimesed pole enam riigipoolsete sammudega rahul, mida nad praegu antud hetkel ei ole. Ehk siis sekkuda võib ainult seni, kuni tagatud on ikkagi inimeste enda õnnelikkus ning rahulolu selles riigis elada. Millest veel rääkida selle õigustatuse punkti all on see, et tegelikult näiteks mida ilmestab väga hästi Šveitsi näide, kui tavaliselt on niimoodi, et mida elujärg tõuseb, siis seda vähem hakatakse saama lapsi ning seda rohkem mõeldakse pereplaneerimisele. Mida ilmestab Šveitsi näide on see, et kui sul tuleb mingisugune heaolu keskpunkt ikkagi kätte, siis see iive hakkab tõusma iseenesest. Ehk siis, kui inimestel on hea elukeskkond, siis nad mõtlevad pigem sellele, et neil oleks hea, et suured pered on head ning neil on see võimalus. Ning praegu meie idee ongi rühtida selleni, et meie riigis oleks tagatud hea elukeskkond. Näiteks meie väljaränne on tõusnud 15% ning sisseränne vähenenud 4%. Meie riik ei ole atraktiivne võib-olla just suurte perelistele väärtustele ning üldse inimestele. Me näeme ka seda, et miks meie iive on võib-olla nii väike, ei ole mitte sellepärast, et sündimus oleks liiga madal, vaid sellepärast, et suremus on liiga suur. Ehk siis me peame parandama neid probleeme, mis nagu otseselt mõjutavad praegu siin riigis elavaid inimesi, mida me praegu aga ei tee, sellepärast, et me tahame millegipärast saada seda ressurssi juurde, keda aidata, kellel oleks probleem, aga ometi jätame unarusse need inimesed, kes praegu siin elavad, mis peaks olema tegelikult riigi esmane roll siin ühiskonnas, tagada nende inimeste õnnelikkus, kes siin juba olemas on. Ehk siis tagada kõrge tervise kvaliteet ning suur atraktiivsus siia sisse rännata näiteks või siia üldse jääda ja pere luua. Ehk siis need on need väärtused, mille poole me rühime. Mida me tahame öelda eituse poole pealt ongi see, et tegelikult perepoliitika ei pruugi olla alati see põhjus, miks meil tulevad mingisugused kaasa tulevad hüved. Me näeme seda, et see demograafiline olukord võib laheneda iseenesest ning loomulikult. Samuti riigi esmane ülesanne on tegelikult ikkagi tagada nende inimeste õnnelikkus, kes siin riigis juba elavad. Aitäh! Tere, mul oleks siis mõned küsimused. Esiteks, mis te arvate, kui kaua läheks aega selleks, et probleem laheneks iseenesest? Me ei tea täpselt aega, aga samas ajalugu on näidanud, et probleem ikkagi laheneb mõne aastaga ära. Kas te arvate, et kui see probleem mõne aastaga laheneb, et siis see poleks juba praegu lahenenud? Ei, sellepärast, et see sündimuse kasv alles praegu hiljuti tõusis ning me näeme, et tegelikult ta tõuseb järjest iga aastaga ikkagi. Kas see tõus ei olnud kõigest mingi 0,05 või midagi sellist? Meie arvates polegi see number ise nii tähtis kui see näita just ise, et see on hakanud tõusma. Okei, siis selline küsimus, et kas inimesed on rahul sellega, et riik tõstab alkoholiaktsiisi? Oleneb selles suhtes, et on millest see oleneb? Inimesest. Kuidas?
ta on nagu, meie arvates ikkagi, miks see alkoholi näide kas või praegu ei ole väga sobiv, on sellepärast, et see on nagu otseselt nagu inimeste enda huvides neid kaitsta. Aga mida ma just tahtsin öelda oma kõnega on see, et riik peab mingilt maalt tajuma seda piiri. Ma täpsustan küsimust. Te väitsite sellist asja, et riik tohib sekkuda nii kaua, kuni inimesed on sellega rahul. Kas alkoholi aktsiisi tõstmisega on inimesed rahul? Aga samas see on ikkagi proportsionaalne nagu inimeste nõudlusega, et nagu inimesed ikkagi nagu ostavad seda alkoholi ja nad ei ole nagu päris mässu alustanud. Ehk siis nagu see ei lähe nii vastuollu inimeste enda sooviga. Aitäh, ehk siis inimesed ei hakka ka mässu alustama, kui riik annab neile lihtsalt raha. Selleks, et neil oleks peres 3 last. Jah, aga me räägime sellest, miks teie see raha lihtsalt andmine on nagu ebamoraalne paljude ühiskonnagruppide suhtes. Okei, aitäh, ma tahangi küsida, kuidas see täpselt lammutab meie ühiskonda, et me anname peredele võimaluse, et neil oleks rohkem lapsi ja selle läbi oleks meil ka jätkusuutlikum riik. Kuidas see on lammutamine? Me näeme just seda, et see läheb väga suurelt vastuolu kõige sellega, mida me juba siiamaani saavutanud, ehk siis naise roll näiteks ühiskonnas. Et naisel ei peaks olema ikkagi vaba valik sellena, kuidas ta oma elu näeb, aga kui riik võtab väga kindla suuna, kuidas naised peaksid oma elu elama ja üldse pered peaksid pere väärtustama, siis see ikkagi diskrimineerib paljusid. Okei, aitäh, siis te väitsite meile sellist asja, et inimesed lähevad siit ära, sest riik pole atraktiivne suureperelistele väärtustele. Kas te ei arva, et just see on see, mida meie peame muutma ja just sellepärast minnaksegi ära? Ta ei ole atraktiivne sellepärast, et siin on üldiselt elukvaliteet nagu nõrgenemas või nagu ta ei ole nii näiteks heal tasemel, kui on kusagil mujal. Kui te ise ütlesite, et pole atraktiivne suureperelistele väärtustele ja meie tahame nüüd pakkuda neid väärtusi ja siis teie ei ole sellega nõus, miks? Me näeme, et suureperelised väärtused on pigem see, et siin oleks üldine elukvaliteet hea, mitte see, et me toetame just kindlalt näiteks lapse saamist, vaid see, et oleks üldiselt elatustase kõrge, et suremus oleks väike, et töökohti oleks piisavalt ja nii edasi. Okei, aitäh! Palun! Tere, mina olen Klaus-Peeter, jaotuse 3. kõneleja ja võtan siis väitluse kokku jaotuse poole pealt. Millest me siis rääkisime siin väitluses on siis esiteks hüved argument, kus räägiti siis hüvedest ja kahjudest ja siis on õigustatuse argument, kus räägiti siis keskkonna loomisest ja ka sellest, kuidas ressursse mujale suunata. Esiteks siis hüved argument. Meie ütlesime, et seda, et meil on suur probleem. Meie probleem on see, et meil ei ole jätkusuutlikkust. Meil on iga naise kohta on ainult 1,62 last ja see ei ole mitte kuidagi jätkusuutlik selles suhtes olukord. Ja mis siis vastased meile vastu ütlesid? Oli see, et probleemi tegelikult ei ole, et viimastel aastatel on tegelikult see arv järjest kasvanud ja lõpuks laheneb kõik iseenesest. Aga samas see on meie vastast arvamus. Mida jällegi eksperdid ütlevad, on see, et aastaks 2050 on meil kõigest 2 inimest, kes hoiavad üleval ühte pensionäri. Ehk siis kulutused sotsiaalsfääri suurenevad tohutult ja tööealised lihtsalt ei suuda üleval enam hoida kõiki pensionäre ja kõiki neid, kes tuge vajavad. Mida siis ühesõnaga? Siis kahjudest, mis vastased rääkisid. Vastased teid välja siis kahjud ehk siis naiste eneseteostuse piiramine. Nemad enam-vähem seletasid seda niimoodi, et me anname lapsi saavatele naistele ja peredele liiga palju toetusi ja see kuidagi diskrimineerib neid naisi, kes soovivad ühiskonda muud moodi panustada. Aga samas tegelikult, nagu nad ka ise ütlesid, ei saa olla kunagi, me ei saa anda piisavalt palju raha, et kogu seda lapse kasvatamist kinni maksta. Ja see on väga õige tähelepanek, sellepärast, et põhimõtteliselt tulebki välja niimoodi, et me ei saa kunagi piisavalt palju anda neile raha ja seega me anname sisuliselt neile ainult võimaluse, ehk siis praegu on suur probleem see, et majanduslikel põhjustel ei saada lihtsalt lapsi, sest väga suur osa naistest arvab, et nemad lihtsalt ei tuleks majanduslikult sellega toime. Ja seega meie annaks neile lihtsalt võimaluse see laps saada, ehk siis me ei pärsi kellegi eneseteostust, me lihtsalt anname seda hoopis juurde, sest siis on neil ka rohkem valikuid, sest pigem ongi eneseteostuse piiramine see, kui neil ei ole võimalik lapsi saada, sest neil puudub majanduslik kindlustatus. Siis vastased rääkisid ka seda, et madalapalgaliste lastele või madalapalgaliste perede lastel võib olla halb elada, aga samas tuleb
meie arust on ikkagi koolisüsteem Eestis piisavalt hea, et igast lapsest, ükskõik millisest perest ei tule, võib saada täiesti korralik kodanik ja ta võib täiesti korralikult panustada meie ühiskonda. Niisiis edasi õigustatuse juurde, kus meie rääkisime, et põhimõtteliselt on riigil õigus teha seda, mis on tulevikus hea, kui sa tegelikult ei tee midagi väga halba kellelegi ja selles suhtes on vaja tagada jätkusuutlikkus. Vastased aga ütlesid meile selle peale, et tohib sekkuda ainult siis, kui on mingisugune reaalne kahju, mida võib saada, aga tegelikult kahju on täiesti olemas. Kahju kolmandale isikule ongi see, et mingi hetk ka need inimesed, kes tahavad siis karjääri teha nii-öelda, ka neil tekib probleem sellepärast, et nemad peavad hoidma üleval väga palju pensionäre. Neil lihtsalt, kui meil ei ole neid inimesi piisavalt palju, siis lihtsalt nemad peavad ka tegema rohkem tööd. Ühesõnaga, kahju on kõigile. Kahju on lihtsalt tööealistele ja ka pensionäridele, sest nemad peavad ilmselt vähem pensionit saama lihtsalt. Siis vastased rääkisid meile ka veel Šveitsi näitest, ehk siis mingisugusest heaolust hakkab iive iseenesest kasvama. Jah, täpselt nii see ongi, aga meil on vaja see heaolu enne luua ja seda heaolu me ei saa hetkel kuidagi luua, sellepärast et sisuliselt lihtsalt meil on neid tööealisi liiga vähe ja aastal 2050 lihtsalt ei suudeta enam üleval hoida kõiki neid pensionäre ja siis me ei saa ka mingist heaolust rääkida, kui meil ei ole isegi nagu piisavalt tööealised üleval hoida pensionäre ja tegeleda tervisekindlustusega ja nii edasi. Siis nad rääkisid ka, et ressursse tuleks suunata teistele inimestele. Jah, ressursse tuleks suunata teistele inimestele siis, kui meil need ressursid olemas on. Aga kui me praegu suuname ressursid sinna, siis tulevikus meil ei ole enam mitte mingeid ressursse, mida kuskil üldse suunata. Ja siis me ei saa enam mingisugusest tervisekindlustusest rääkida, sellepärast, et meil lihtsalt ei ole raha, et kellelegi üldse midagi maksta. Seega, võtaks siis väitluse kokku või nagu üldse, põhimõtteliselt siis toimus asi niimoodi, et nemad rääkisid siis, et me kuidagi piiraks naisi, aga samas meie just annaks naistele tegelikult võimalusi juurde ja siis nad rääkisid, et me peaks ressursse mujale suunama, aga samas meil on enne vaja see heaolu tekitada läbi selle, et me saame lapsi juurde, me saame tulevikus tööjõudu juurde ja siis me saame hakata mingit heaolu looma. Aitäh! Tere! Olen Kristin, olen eituse 3. kõneleja ja ma võtan selle väitluse kokku 2 punktis. Ma räägin teile esmalt sellest, miks meie arvates mida antud poliitika kaasa endaga toob ning teiseks räägin sellest, mis meie arvates on sellises olukorras riigi eesmärk. Alustuseks siis, mida jaotus meile tänase väitlus ütles, oli see, et kui meil on rohkem inimesi, kui meil on rohkem maksumaksjaid, siis meil on jätkusuutlikum ühiskond ja meil on rohkem inimesi, kes makse maksab. Mul on 3 asja, mida selle kohta öelda. Esiteks me ütleme seda, et nagu teile rääkis juba Heleri oma kõnes sellest Hiina näitest, ehk siis selle kohta, kuidas ka Eestis praegu tegelikult on see tendents, et sündimus hakkab suurenema ning me ütleme, et see sündimus hakkabki suurenema ja see probleem lahendub ise. Samas, mida Hiina tegi, oli see, et hakkas siis arendama perepoliitikat ja me teame ju praegu neid tagajärgi. Ehk siis me ütleme ka seda, et me tegelikult ei saa tagajärgi kunagi ette teada. Teiseks, mida me ütleme, on see, et see, mida jaotus tahab teha, ehk siis nad ajavad taga lihtsalt ühte numbrit, siis me ütleme, et see number ei anna meile midagi. Me näeme seda, et me peaksime parandama oluliselt lihtsalt seda katkist süsteemi, mis meil on. Nagu rääkisid teile Oliver ja Heleriga pensionisüsteemi parandamisest. Kolmandaks, mida me arvame on see, et mis tegelikult hakkab juhtuma, on see, et kuna sellised toetused hakkavad mõjutama kõige enam madalama palgalisi inimesi, siis ilmselgelt hakkab nendest peredest sündima rohkem lapsi. Me ütleme seda, et see on halb sellepärast, et need lapsed sünnivad ikkagi nende toetuste põhjal. Ja me ütleme, et sellises riigis nagu Eesti ei saa need toetused olla kunagi nii kõrged, et nendest toetusest ainuüksi piisaks, et lapsel oleks täisväärtuslik elu. Jah, nagu ütles jaotus, et igast perest võib kasvada häid inimesi, me nõustume sellega, aga me ütleme, et see ei ole kasulik, kui inimestel ja kui lastel ei ole täisväärtuslikku elu ja ei ole erinevaid ja palju valikuid. Mida meie näeme selles väitluses on see, et jaotus oma seesuguse poliitikaga toob lihtsalt suure kahju. Me ütleme seda, et nad tegelikult mõjutavad oluliselt praegust naiste rolli ühiskonnas. Sellel on 2 probleemi. Me ütleme seda, et esiteks on see vastuolus kõigi nende väärtustega, mida demokraatlik ühiskond on üritanud propageerida. Ehk siis see, et naistel on täpselt sama palju õigusi ja täpselt sama palju võimalusi nagu meestel. Me arvame, et mida jaotus teeb, on see, et nad ütlevad, et pereväärtused on oluliselt paremad kui karjääriväärtused. Meie arvates see ei tohiks olla nii.
me arvame seda, et jaotus ei saa antud hetkel aru, et kõik naised maailmas ei taha saada 3 last, ehk siis iga naise jaoks ei ole see eneseteostuse väljendamine. Me arvame seda, et tegelikult on naisi, kelle jaoks ongi töö väga oluline ja me ütleme, et kuna nemad panustavad ühiskonda teistmoodi, siis me ütleme, et nende panus ei tohiks olla kuidagi viisi halvem. Me arvame ka seda, et tegelikult need pereväärtused, nad on küll olulised, aga me arvame, et nad peaksid olema täpselt sama olulised kui ka karjääriväärtused ja igal naisel peaks olema see selles mõttes oma vaba valik, sellepärast et muidu see jääb see piirama nende eneseteostust, sellepärast et on inimesi, kes tahavad pühendada karjäärile. Nüüd jaotus ütles, et aga me tegelikult ju ei sunni kedagi. Jah, ei sunni, aga siiski riik saadab väga selge signaali, et meile meeldivad need naised, kellel on 3 last rohkem kui kõik ülejäänud ühiskonnaliikmed ja meie arvame, et see ei ole okei. Me arvame, et tegelikult ka teistel naistel peaks olema täpselt samasugune õigus meeldida riigile kui nendel, kellel on palju lapsi. Liikudes nüüd edasi selle teise punkti juurde, ehk siis mis meie arvame, et riigi eesmärk sellises olukorras on. Me arvame seda, et riigi eesmärk on see, et inimesed oleksid õnnelikud. Me arvame, et ei ole mõtet riigi jätkusuutlikkusel, kui inimesed tegelikult ei ole õnnelikud ja meie näeme, et jaotuse poliitika läbi inimesed ei ole õnnelikud, sellepärast et on palju inimesi, kes selle sama naiste rolli tõttu kaotavad. Me arvame seda, et riigi esmane ülesanne on lahendada probleemid, mis meil praegu ühiskonnas on. Ehk siis näiteks keskenduda lastele, kes on praegu lastekodus või siis parandada seda olukorda, et meil on näiteks meeste varene suremus või siis parandada seda suurt probleemi, mille tõi teile Heleri, ehk siis see, kuidas meil on 15% väljaränne suurenenud. Ja me arvame seda, et tegelikult need on need probleemid, mida riik peaks parandama. Ja me arvame seda, et ainuke viis, kuidas seda parandada, on see, et riik lihtsalt parandab üldist eluolu. Ta parandab seda, et inimestel oleksid rohkem võimalusi, inimestel oleks parem tervishoid, inimestel oleks lihtsalt parem elu. Ja me tänu sellele me arvame, et sellega ta lahendaks kõik need probleemid, millest ma eespool rääkisin. Teiseks, mis juhtub, on see, et hakatakse et inimesed hakkavad ka sellepärast rohkem lapsi saama. Sellepärast, et mida meie ütleme, et on 2 põhjust, miks inimesed praegu ei saa lapsi. Või tähendab 2 varianti. Jaotuse arust on see materiaalne põhjus. Meie arvame, et see on keskkond. Miks me arvame, et see ei ole materiaalne põhjus, näitab kas või väga hästi see, et tegelikult inimesed, kes on praegu rikkad, samamoodi ei saa lapsi. Ehk siis me arvame, et keskkond on see, mis pärsib tegelikult seda, et need inimesed lapsi ei saa. Ja me usume, et kui seda keskkonda parandada, siis tegelikult hakkavad inimesed ka rohkem lapsi saama, sest nad näevad, et see ühiskond, kuhu nemad need lapsed sünnitavad, on täpselt selline, pakub täpselt sellist elu, nagu nemad oma lastele soovivad. Ning nendel 2 põhjusel ma loodan, et ma olen teile ära seletanud, miks meie arust on eitus selle väitluse võitnud. Aitäh! Kolmanda eituse kõnega lõppes ka väitlus. Aitäh kõikidele väitlejatele ja ka kuulajatele. Nüüd on aeg kohtunikel minna otsust tegema. Nii, tere tulemast tagasi. Aitäh teile kõigile selle väitluse eest, aitäh jaotuse tiim, aitäh eituse tiim. Lõpuks otsustasin mina, et selle väitluse minu jaoks võitis jaotus. Miks? Kõige üldisemalt tundus mulle, et jaotuse probleem jäi siin väitluses püsima. See, et me peame midagi tegema, kuigi võib-olla mitte nii palju ja mitte nii traagilist, nagu nad seda alguses ütlesid, see jäi minu jaoks püsima. Ja kõik need kahjud ja kõik need põhjused, mis eitust tõi välja, miks oleks põhimõtteliselt vale asi, minu jaoks jaotus lükkas suhteliselt veenvalt ümber. Ma räägin täpsemalt. Esiteks see punkt, mida te nimetaksite lõpuni välja esimeseks argumendiks, ehk siis hüvede argumendiks, mis kujunes välja suhteliselt nagu probleemi küsimus, ehk siis kas meil on üldse probleem või mitte. Ma leidsin, et jaotus suutis lõpuni välja kaitsta, et meil on mingisugune probleem ja midagi peab tegema ja väga hästi vastas eituse ümberlükkele, et kõik asjad, mida te välja pakute, me võime ka teha, aga see ei välista seda, et me peaksime ka toetama siis seda, et oleks igas peres vähemalt 3 last. Ehk siis minu jaoks lõpuks eitus tegi suhteliselt normaalset tööd ja kogu see jutt näiteks sellest maksusüsteemist ja sellest, et kuidas me üldse pensioni jagame, see läks justkui õiges suunas, aga minuni lõpuni ei näidanud ära, et meil seda probleemi üleüldse ei ole. Ja võib-olla üks asi, mis seda mõjutas, on see, et ei vastanud nii selgelt sellele, nagu ei teinud maha seda nende statistikat selle kohta, et kuidas meil tõepoolest jääb iga pensionäri kohta nii vähe inimesi, et ei seletanud, et see on selline väike probleem, vaid ei seletanud, et me kuidagi saaksime sellest üle ka teistmoodi. Aga sellegipoolest mulle tundus, et eitus, et te tõite nii palju asju sinna lõpuks siiski pani natuke mind rohkem kahtlema ja ma ei uskunud kõike, mida jaotus algusest peale ütles.
Siis edasi teine küsimus, mille te nimetasite kahjudeks, mis põhiliselt lõpuks kujunes selleks, et millised on siis naiste õigused või milline on naiste koht ühiskonnas. Ja siis natukene räägiti veel ka vaestematest peredest. Põhimõtteliselt siin minu arvates jaatus selle küsimuse võitis, sellepärast et eitus minu jaoks lõpuni välja ei näidanud ära seda, et mis on see, kuidas täpselt see asi juhtub, kuidas see, kui me toetame peresid, kuidas see ühiskonnas mõjutab naiste olukorda ja ei näidanud ka ära seda väga suurt kahju, et mis sellest tuleb. Võib-olla, kuidas seda oleks saanud rohkem rääkida sellest, et milline on naiste olukord praegu või kuidas praegu nähakse ja kuigi jaatus ütles lõpuni välja, kuidas Markus ütleski, et ei, me toetame pereväärtust, ega signaal on see, et me väärtustame peret, siis eitus oleks võinud seda kuidagi ümber pöörata, et kuna praegu ühiskond on veel selles arengufaasis, kus läbi laste nähaksegi, läbi pere nähaksegi seda, et naine on see, kes peab seda tegema, naine on see, kes jääb koju, see oleks saanud sellest punktist midagi rohkem välja arendada, aga praegu jäi see punkt selliseks, et mind veenis jaatuse mõte sellest, et me anname lihtsalt ühe võimaluse, veenis mind kas natuke rohkem või sama palju kui teie mõte selle kohta, et me võtame just võimaluse ära ja minu jaoks kordagi seda selget kahju või selget põhjust, et miks me põhimõtteliselt ei peaks toetama laste saamist, minu jaoks seda ära ei tulnud. Siis viimane asi veel selle kahjude asjal, selle punkt selle kohta, mis eitus tõi välja, et justkui vaestest peredest lastel on kas halvem elu või siis et me ei peaks toetama, sest vaest pered hakkavad saama liiga palju lapsi. Seda minu jaoks ka ei sidunud väga selgelt ära, sellepärast et see argument justkui kõlas, et igasuguste toetuste vastu alati, sellepärast et ükskõik millal me anname inimestele raha, siis järelikult on inimesed, kes hakkavad seda tegema raha pärast ja kuidagi see punkt minu arust ei ole nagu põhimõtteliselt selle vastu, mida jaatus rääkis, vähemalt minu jaoks ta ei lükanud seda põhimõttelist alust ümber, mis nad rääkis sellest, et kuidas meil on vaja saada rohkem lapsi, meil on vaja midagi teha ja sellepärast ma nii väga jaatust ei süüdista ka, et nad sellele ei vastanud, kuigi seda oleks siiski võinud teha. Ja siis viimane asi, millest rääkisite, on siis see mõte sellest, et mis on siis riigi roll ja mida nüüd riik peaks tegema. Siin ma leidsin, et jaatus eriti just Markuse kõnes arenes see välja minu jaoks päriselt hästi. See analoogia sõjaväega minu jaoks töötas ja sellele eitus kahjuks ei vastanud, mida oleks pidanud tegema. Ehk siis kuidas on see erinev sellest, et näiteks riik toetab ka või siis sunnib inimesi minema sõjaväkke ja ka muid selliseid väärtusi hoiab üleval, ka siis, kui inimesed seda võib-olla ise ei teeks. Mis mulle tundus, et mida eitus tegi, oli tegelikult õige suund ja see, et rääkida sellest, et peab olema üks selge kahju, et see on õige asi, mida rääkida. Mis aga juhtus, on see, et selle peale jaatus ütles, et aga see ongi ju kahju. Ja nüüd pärast seda eitus enam üldse ei vastanud ja see, mis jäi praegu siin väitluses lauale, on see, et see on sama hea kahju kui see, et me ei suuda ennast kaitsta. Võib-olla ka see, et aastaks 2050 meil lihtsalt ei ole enam inimesi, kes maksaksid makse. Et mulle tundus, et väitlus selles mõttes oli hea, et ta arenes ja see oli hea, et kuidas eitus tuli vastu selle oma mõttega, et peab olema selge kahju ja jaatus omakorda vastas sellele, aga siis eituselt see viimane vastus ei puudu. Ja nende põhjustel kokkuvõttes siis läheks minu hääl jaatusele ja sellest ma räägin hiljem, et individuaalsetest kommentaarist me räägime hiljem. Suur aitäh ka siis minu poolt kõikidele väitlejatele, et tahaksin ka teid kindlasti palju kiita, et minu arvates tegemist oli väga hea väitlusega ja eriti tahaksin võib-olla kiita rohkem seda, kuidas te oma argumente välja ütlete ja kuidas te täpselt argumenteerite, et minu arvates teil kõigil oli väga hea stiil ja enamikele ka väga hea struktuur ja täpselt samamoodi mulle tundus ka, et te kõik olite ikkagi väga erinevad kõnelejad, et seda on hea näha, et te suudate just nagu sellist enda stiili hoida ja hästi rääkida. Mina nägin seda väitlust natuke teisiti kui Viktor ja ma oma otsuse ütlen siis võib-olla selle väitluse või siis selle analüüsi lõpuks. Et kui ma vaatan seda väitlust ja millest te minu jaoks rääkisite, siis mulle tundus ka, et need 3 teemat, mida Viktor juba analüüsis, olid need, mille põhjal peaks otsustama. Et ma küsisin siis enda käest, et kes väitluse lõpuks tõestas mulle ära, kas selle poliitika järgi või selle idee järgi on vajadust. Teiseks ma vaatasin seda, et kes suudab paremini analüüsida seda, mida see teeb naise rolliga ühiskonnas. Ja kolmandaks, mis on siis see riigi moraalne roll, kas siis seda poliitikat teha või siis mitte. Ja kui ma teile nüüd kui ma siis alustan algusest peale, mulle tundub, et võib-olla kus meie Viktoriga erineme oma arvamused oli see, et ma arvasin, et mõlemad selle esimese argumendiga väga suurepärast tööd ei teinud. Selles suhtes, et te ütlesite küll õigeid asju, te olite kindlasti teel õiges suunas,
aga mida tähendab see, et meil on 1,55 last ühe naise kohta või 1,64? Või mida tähendab see, et meil on 3 töötajat ühe pensionäri kohta? Ma ei tea, kas see on hea või halb. See võib on ju loomulikult tunduda mulle väga tore, et meil on nii palju tööealisi inimesi ja nii vähe pensionäre. Et ma vajaksin teie mõlema käest ja vajasin selles väitses teie mõlema käest natuke rohkem informatsiooni selle kohta, kui õudne või kui vähem õudne see probleem on. Ja kuna mulle tundus, et jaatus võib-olla just selle probleemi ja selle osaga, et miks täpselt see on halb ja mis täpselt see olukord on, selle seletamisega jäi natuke tagasihoidlikuks, siis ma pigem uskusin eitust juba ka selles, et see probleem on leevenemas ja natuke ka sellest on olemas töötavaid alternatiivseid lahendusi, mille tõttu teie poolt välja pakutud ideed ei peaks rakendama. Ja kindlasti ma selles suhtes nõustan Viktoriga, et mõlemad pooled siin tegid nagu vigu ja eks see selline vigade tegemise kivi lendab ka eitava poole kapsaaeda, aga ma olin siiski selle väitluse lõpuks veendunud, et ka juba nende reformidega, mida eitus välja pakkus või nende lahendustega, me saaksime seda probleemi piisavalt lahendada. Kui ma nüüd liigun edasi selle teise küsimuse juurde, ehk siis naise rollini, siis minu arvates ka mõlemad pooled ei saanud selle argumendiga nii hästi hakkama. Et see oli minu arvates väga tore, et otsustasite selle teema üles võtta, sest see on kindlasti rahvastikuväitlustes väga tähtis teema, aga mulle tundus, et nii teie ei suutnud mulle näidata, kuidas täpselt need naise õigused vähenevad, kui me ütleme, et laste saamine on hea. Ja samamoodi te küll vähemalt Klaus-Peeter või siis väitluse lõpuks mulle tundus, et 11 ütles, et see on tegelikult lisavõimaluse loomine, aga minu jaoks see strateegia teie juures võib-olla ei olnud niivõrd ühtne. Ja seega ma ei ütleks, et ma oleks uskunud, et teie oleksite naise õigusi väga palju suurendanud ja ma ei usugi, et teie oleksite suutnud ära näidata, et naiste õiguste olukord oleks läinud palju halvemaks. Ja seega minu jaoks see teema jäi tasavägiseks. Kolmas teema, mis oli see küsimus sellest, mis on riigi roll, et mulle tundus, et teie sõjaväe näide ja mingid näited olid väga head näited, aga mida ma võib-olla ootasin on rohkem sellist või mida te võib-olla oleksite võinud teha, rohkem sellist kontekstipõhist analüüsi, et ma saan aru, et riigi roll on jätkusuutlikkust tagada ja eitus nõustub teiega, et ütleb, jaa, riik peab jätkusuutlikkust tagama. Aga nüüd on see küsimus, millal, mis hetkel, mida ta tohib selleks teha, kellelt ta tohib raha ära võtta. Ja mulle tundus, et te mõlemad mingis hetkes ei suutnud sellele küsimusele nii hästi vastata. Ja nüüd see strateegia, mis tuli eituselt, oli see strateegia, et nad ütlesid, et tõepoolest jätkusuutlikkus on tähtis, aga miks mitte tegeleda surmade vähendamisega, miks mitte juba tegeleda nende inimestega, kes meil on olemas, nende inimeste võib-olla aitamise ja ravimisega. Ja mulle tundus, et see võib-olla strateegiliselt veidi hiljaks jäänud argument, aga siiski väga tõsine ja tähtis argument siin teemas jäi teie poolt suuresti tähelepanuta. Ja te küll ristküsitlustes enam-vähem suutsite sellele edukalt vastata, aga teie vastused sellele teie kõnedes jäid minu jaoks liiga puudulikuks. Ja seega arvestades, et ka teie enda analüüs ei olnud võib-olla nii täpne, siis see küsimus minu jaoks läks eitusele rohkem kui teile ja seega minu arvates selle väitluse minu jaoks võitis eitus. Ja üks märkus veel võib-olla selle kohta, et kuidas see otsus läks. Mulle tundus, et eriti eituse poole peal oli olemas ka selline väga hea ühtse liini hoidmine, mille eest ma neid eriti tahaksin kiita, et mulle tundub, et te olete kõik, või jaatus, kõik on väga head kõnelejad, aga et vahepeal ma tajusin väga suuri erinevusi, kuidas te mingeid teemasid näete. Ja võib-olla väitluses see on hästi tähtis, et te rõhutaksite asju ühtemoodi, ühtede siltidega. Niimoodi siis otsustasin mina. Aitäh, Anna. Kuna eelmised kohtunikud on väga palju juba ära rääkinud, siis ma ei hakka üle kordama, aga ka mina võtsin selle hüved, naised ja keskkond ja ma hästi lühidalt räägin siis, mida ma hüvedest arvasin. Et ma tõesti arvan ka, et jaatus oleks pidanud neid nii-öelda probleeme võib-olla rohkem välja tooma või selgitamagi täpselt, mida Anna ütles, et mis need numbrid tähendavad seal taga, et mis tähendab 2 töötajat ühe pensionäri kohta, sest et võib ju mõeldagi, et täpselt nagu Anna ütles, et 2 töötajat on ju hea, aga kui me nüüd mõtleme kaugemale, siis see just väga hea ei ole. Aga teiseks ma ei näinud, et eitus oleks suutnud neid nii-öelda näidata mulle väga hästi ära neid küsimusi, et kas see probleem läheneb ise, kas need hüved, nad ei pannudki neid hüvesid nii-öelda väga sellisele, et kas need kahjud, mida eitus välja toob, et kas need kaalud üles need hüved või et siinkohal ma uskusin rohkem jaatust. Kui rääkida naistest, siis
ma ka nõustun mõlema poolega, väga palju sellist naiste probleemi ei suutnud nagu kumbki väga hästi ümber lükata, et ma näen, et jaotus tuli väljagi sellega, et naistel on uus alternatiiv, mis annab neile suurema valikuvõimaluse. Ehitus väitis seda, et oi, aga me surume naised koju. Ja kui ma nüüd mõtlesin selle peale ja vaatasin, mis te siin rääkisite, siis ma pigem uskusin siin jaotust rohkem, kes väitis, et naised saavad valida, naistel on selline tore, kui me nagu aitame pereväärtusi kaasa, et me ei sunni kedagi, et siin ma jäin nagu sellise naiste küsimuse juures, ma nägin, et jaotusel oli tugevam, sest et ehitus ei lükanud seda ümber. Ja siis viimane selle keskkonna loomine, mis oli minu jaoks väga oluline küsimus, mis küll siin väitluses võib-olla jäi mõnes kohas natuke tagaplaanile, aga lühidalt öeldes ma nägin pigem seda, mida jaotus ütles, et riigil on õigus minna selliste isiklike asjade kallale selleks, et kaitsta suuremat pilti. Ja kuna ma ei näinud ehituse puhul neid kahjusid nii selgelt, et mis juhtub naistega, mis juhtub tulevikuga, siis ma nägin, et pigem jaotusel sellise miks on õigustatud riigil sellist asja tegema, jäi peale. Seega, kui vaadata argumentidest, siis minu poolt võitis jaotus. Nüüd me oleme siis nagu näha saanud kätte selle otsuse ja see otsus oli siis 2-1 jaatava poole kasuks. Jätkame nüüd individuaalse tagasisidega, ehk siis kohtunikud räägivad natuke sellest, kuidas väitlejad saaksid tulevikus nii seda teemat kui ka ennast parandada. Mina alustan siis. Esimesena asi, mis kõigile võiks kõrva taha on see, et kuidas kasutada väitluses näiteid, tõestusi ja analoogiaid. Sest kuigi neid oleks võinud siin väitluses olla palju rohkem meie arvates, siis neid siiski oli ja mitmes kohas tundus meile, et need ei olnud väga hästi ära seotud ja nende peale pigem kulutati aega ja ei võetud sealt näite seda, mis oleks saanud võtta. Esimene kõige tähtsam asi võiks olla see, et võiksite mõelda, et kuidas täpselt ja ka öelda, et kuidas see näide on üldse seotud praeguse olukorraga. Eks näiteks, kui te rääkisite kas Somaaliast või Hiinast, siis minu jaoks jäi väga segaseks see, et kuidas see, mis toimub Somaalias või Hiinas, kuidas see üldse rakendub Eestile, sellepärast, et kõikide tavaline mõistus kohe ütleb, et aga Somaalias on olukord hoopis teistsugune ja jaotuse vastus, et aga seal pole maksusüsteemigi, oli väga veenev. Samamoodi ka Hiina puhul, kus me kõik teame, et tegelikult Hiina poliitika oli hoopis vastassuunaline sellega, mida praegu jaotus pakkus Eestis välja, oleks võinud ära siduda, et mis on see üldreegel, mis te sealt saite ja miks te arvate, et see, mis on Hiinas, see rakendub ka Eestis. Teine asi, kui te olete, esimene asi on just see, et mõelge, kuidas see on analoogiline. Teine asi, üritage sealt välja võtta see põhimõte. Üritage näidata meile pigem veel kui lihtsalt see, et juhtus midagi, näidata, et miks see juhtus. Ehk siis üritage meile näidata, et miks juhtus niimoodi, et Hiinas läks asi metsa või miks juhtus niimoodi, et Somaalias on selline olukord, nagu seal on ja nii edasi, kui te tahate näiteid kasutada. Samamoodi ka, kui te räägite, toote analoogiaid, näiteks nagu jaotuste hästi palju analoogiaid, mida siis riik teeb, mida inimest ei taha teha, siis üritage sealt välja saada see üldpõhimõte, et mille põhjal on riik valinud, et ta teeb sõjaväge, et ta ise toetab näiteks alkoholireklaami või tähendab siis alkoholivastast reklaami ja nii edasi. Ja siis, kui te olete selle põhimõtte saanud, siis sellest ka veel ei piisa, te peate nüüd selgelt näitama, miks just see olukord läheb selle põhimõtte alla, miks just see olukord on ka seal pool, kus riik peaks siis sekkuma ja peaks midagi tegema. Ja viimane asi, mida siis panna kõrva taha veel just näidete ja analoogiatega, on see, et üritage alati vastata vastaspoole näidetel, analoogiatel, tõestustele. Isegi kui teil ei ole väga midagi vastata, siis vähemalt puudutage, vähemalt andke märku, et te saite sellest aru ja üritage välja mõelda, miks see ei rakendu, miks see ei tööta. Nagu ma juba enne ütlesin ka, siis minu jaoks see sõjaväe analoogia oli hea ja ehitus ei vastanud sellele. Te oleksite võinud seletada, et miks sõjaväe korraldamine on erinev sellest, mida nad praegu pakuvad välja. See samamoodi oli hea, oli see, et jaotus vastas näiteks Somaalia näitele, oleks võinud ka puudutada Hiinat kas või paari sõnaga, kas või öelda, et see on nii erinev olukord või siis võib-olla ka minna natuke sinna sisse ja natuke seletada, et ka miks see erinev olukord on. Ma siis jätkan nende individuaalsete kommentaaridega ja võib-olla üks asi, mis me teile tahaks südamele panna, on siis see, et mõelge selle peale, kuidas te mingitest teemadest räägite ja mis hinnangu nendele teemadele annate, kasutades mingeid kindlaid sõnu. Et minu arvates see oli natuke isegi naljakas, kui me räägime sellest, et mis pereväärtused meie riigis tähtsad on, siis mõlemad võistkonnad otsustasid rääkida peamiselt naistest.
et need on naised, kes jäävad koju, need on naised, kes ei tee enam tööd ja nii edasi. Ja ma tuletan meelde, et ma arvan, et me kõik tahame, et lapsed kasvaksid perekonnas. Ja seega võib-olla oleks parem rääkida natuke pereväärtustest. Või samamoodi, et kui me kasutame väljendit, kui me räägime pensionäridest või madalapalgalistest peredest, et mis hinnangu me neile anname ja kas see hinnang, mis me neile anname, kannab seda väitluse väärtust, mis me tahame. Et ma arvan, et siin võimalikult võib-olla selline korrektne ja ettevaatlik sõnade kasutamine oleks nagu midagi sellist, mille te võiksite mõelda. Kui ma nüüd natuke edasi lähen, mis minu jaoks juba siit väitlusest puudu jäi või millele kindlasti te võiksite tulevikus mõelda, on see, kuidas rääkida rohkem just väärtustest. Ja mulle tundus, et siin oli hästi palju sellist analüüsi, et mis nüüd täpselt hakkab juhtuma ja kuidas see juhtub ja kas on mingi alternatiiv, mida me saaksime selle asemel teha. Aga võib-olla ma oleks just oodanud rohkem sellist analüüsi, et miks me üldse tohime seda teha. Kas riigil on sellist põhimõttelist õigustust ja te oma teises argumendis alguses ja mis sellest hiljem kujunes siis 3. punkt, rääkisite sellest, aga olgem ausad, te tegelikult tahtsite kõik tegeleda just nende tagajärgedega. Et see on hästi fundamentaalne küsimus, et kas riik tohib mulle öelda, et ma peaksin rohkem lapsi saama. Ja seega ma oleks võib-olla oodanud ka selle kohta nagu veel rohkem analüüsi just nagu väärtuste tasemel. Ja mida ma võib-olla teile ütlen siis sellise natuke individuaalsema stiili kohta, on see, et minu arvates te kõik olete väga head kõnelejad ja seda on nagu väga tore näha. Aga et te kõik võiksite võib-olla natuke rohkem mõelda selle peale, et kuidas ma nüüd jõuan selle maksimaalse veenmuseni ja kuidas ma kasutan oma aega ära nii hästi ja kõike, mida ma teen, oma häält, seda, mida ma ütlen, kuidas ma seda ütlen nii, et ma jõuan just selle kohtuniku maksimaalse äraveenmiseni. Et minu hääl oleks mingil hetkel kurjem, mingil hetkel mahedam, et ma ei kasutaks sõnu, mis tunduvad rumalad ja seega kohtunikud mõtleksid, et võib-olla ma olengi rumal. Või siis et te just räägiksite mingi kindla aja sellest argumendist, sest see on nii palju tähtsam kui see teine argument, millele te kulutate vähem aega. Et vahepeal mulle tundus, et mõned kõned saavutasid seda rohkem, et võib-olla siin jaotuse teine kõneleja Markus, et siin ma võib-olla nagu kiidaksin selle puhul, et mulle tundus, et sinu stiil aitas kõige rohkem kaasa sellele, mida sa räägid. Aga ma arvan, et teil kõigil on nagu ruumi sellest paraneda ja et see on kindlasti väga tähtis asi, millele mõelda, sellepärast, et me lahkume siit väitlusest, aga me elus peame ju kõiki tavalisi inimesi kogu aeg veenma. Ja mida rohkem me siin seda harjutame, seda parem on. Vot. Ja kuna meie meeldiv tagasiside aeg on nüüd möödas, siis loodan, et te olete selle otsusega rahul. Väitlejad saavad meilt küsida veel individuaalseid kommentaare, kui nad sellega rahul ei ole või soovivad põhjalikumat tagasisidet. Ja loodan, et ka teie hakkate kunagi väitlema. Aitäh!